Mõelge, milline oli nüüd teie viimane ruum, kus te ennast hästi tundsite? Nii hästi, et ei soovinud sealt lahkuda. Disain ei ole kunagi neutraalne. Kõik, mis meid ümbritseb, omab mingit mõju meie meeltele. Ekraanil, nagu näete, on siin 2 pilti, mis on täiesti erinevad ja samu erinevaid emotsioone ka tekitavad meile. Meie närvisüsteem puhkab, kui me tunneme ennast ümbritsetuna turvalistest elementidest. Elementidest, mis on looduslähedased, mis on soojad, mis on mugavad. Sellised, nagu on ka siin esimese pildi peal, on sellised ümarad vormid, mis on voolavad vormid, mis on pehmed, mis on soojust edasi kantavad, mida me saame tunda, me tunneme, et me tahame seal olla. Ning kõrvalpildil te näete sellist, ütleme siis kohe nagu teise tonaalsusega ja kindlasti tekitab see teile ka kohe teisi tundeid. Seal on nurgelised vormid, seal on sellised külmad toonid, siledad pinnad, hästi nahksed, kivi, et see on nüüd selline vorm või kujundid, mis annavad edasi siis tegelikult struktuuri, kannavad edasi sellist jõulisust, professionaalsust ja sobib väga hästi näiteks just võib-olla mingite kontorite, pindade või pankade sisustamiseks. Küsimus on ainult, kui kaua sa tahaksid seal ruumis viibida ja kui kaua sa tahaksid viibida näiteks selles teises ruumis. Sinna juurde kuuluvad ka veel teistsugused elemendid, näiteks valgus, samamoodi ka temperatuur, kas meil on seal hea olla ja selline soovituslik temperatuur kuskil üleüldse, kus inimene ennast hästi tunneb, on nii-öelda kuskil 22 kraadi. Veel on seal kindlasti, kas on palju müra, milline on see, kas siis nii-öelda see taustamüra või siis on seal juba omaette mingi muusika. Millised on lõhnad seal, kuidas te ennast tunnete ja ma võin teile öelda tegelikult, et paljad lõhnaga on võimalik müüki suurendada kuni 40%. Ja kui me räägime valgustusest, siis te kindlasti tegelikult olete harjunud juba kasutama valget valgust, erinevast siis kas külmas toonis või siis soojas toonis. Et külma tooni kindlasti näiteks kuskil kontoriruumi sisustades, et inimesed ennast erksana tunneksid ja sooja toone võib-olla siis kuskil näiteks restoranides, kindlasti kodudes ja ka mingites lounge'alades. Aga kui palju te kasutate näiteks värvilist valgust? Nimelt Saksamaal ja Hollandis on juba tegelikult koole, mis kasutavad seda kui toetavat õppevahendit lastele. Et kui panna näiteks ruumi sisse sinine valgus või natuke lillakas valgus, siis see tegelikult toetab lastel sellist loovat tegevust. Ja kui on näiteks soov saada, et lapsed oleksid hoopis fokusseeritud, struktuursed, seal on kiirust vaja, tähelepanu vaja, siis on võimalik panna sinna punane valgus peale. Ja mul on väiksed märkmed siin, kuna mul ei ole nimede peale eriti hea mälu, siis Kristiina Maslach on maailma tunnustatud läbipõlemise uurija ja tema leidis, et inimesed ei põle läbi mitte töö iseloomu tõttu, vaid selle tõttu, millises keskkonnas nad töötavad. Ja kindlasti peaksin nagu läbi vaatama, et kas see ruum, mida te siis tainite, kas see kannab edasi neid väärtusi, mis on näiteks töötajale üldsegi lubatud. Kas ta näiteks peegeldab neid lubadusi, mida see tööandja lubab teile? Sellepärast, et töötajal, kes töötab kuskil ruumis, temal ei ole kontrolli selle disaini üle. Kas seal on näiteks liiga palju isoleeritust või on sellest jälle puudus? Kas seal on puhkealasi tehtud, mida tegelikult meil on vaja, et ennast näiteks recharge ida? Et läbipõlemine tõesti ei tule nagu sellest, et milline see töö on, vaid et kui hästi me seal ennast nagu tunneme. Ma tooksin siin juures võib-olla sellise väikese näite, et ma just ise viimati kuskil 2 nädalat tagasi käisin kontoris Südameapteegil ja meil oli seal koosolek konverentsiruumis. No te teate neid konverentsiruume, pikas sellised soolikad, kus on hästi pikk selline kontorilaus siis ja toolid ühel pool ja teisel pool. Ja öeldakse, et selles mõttes, et mingid pisiasjad võib-olla, et inimesed ei pane nagunii tähele, aga need pisiasjad loovad inimestele kogemuse. Ja minu kogemus seal oli selline, et kui ma läksin istuma sinna, siis seal olid küll mõnusad pehmed toolid, sellised ümarad, nad olid ratastel, aga probleem oli selles, et kui ma püüdsin seda tooli sealt välja saada, siis mul ei olnud ruumi kuhugi minna.
mul ei olnud isegi ruumi sealt tooli vahelt minna laua ette ja veel halvem oli see versioon selliselt, kui ma püüdsin seda siis rasket tooli liigutada nagu enda alla. Ja no esiteks, see tekitab natuke piinlikkust, kui ma pean see mitu korda välja käima ja teiseks, et see ajab nagu ennast juba natukene närvi, et sul ongi nagu piinlik seda teha seal. Ja rääkides nüüd nagu kontorilauast, siis mis mulle nagu natuke tuska tekitas, oli see, et inimesed istusid ühel pool ja teisel pool ja kui oli vaja kedagi nagu vaadata, kes nüüd rääkima hakkas, siis sa muudkui piilud seal, kes see, kus see nüüd räägib. Et kui on nüüd selline näiteks firma, kelle väärtustes on, et nad väärtustavad nagu inimkesksust, nad väärtustavad, et firmas oleks ühtsus, oleks võrdsus, et kõiki koheldakse võrdselt, siis tegelikult ma soovitaks siis juba kasutada väga nagu ümaraid vorme, nagu ringlauad, et nagu kuningas Arturgi kutsus enda kuningad, ses mõttes kõik ümaralaua taha, et kõik tunneksid endalt võrdsena. Et kindlasti vaadake üle, kas on ruumi, näiteks hoopis ümarlauda panna konverentsiruumi, et ei tekiks sellist, muidu võib-olla mõni firma tahab, et jah, see post on kuskil seal üleval ees ja siis ta tunneb ennast uhkes seal, aga jällegi sõltub sellest, et kas milline on siis nagu see ruumi eesmärk, et mida seal teha soovitakse. Ja kindlasti ongi see, et vaadake üle, et kui palju nagu päriselt inimene seal nagu ruumi leiab liikuda. Et teine kogemus seal samas ruumis oli tegelikult mul garderoobiga, et ma läksin sinna garderoobi enda üle riideid ära panema, käend ustega garderoob ja mul ei olnud jällegi ruumi. Ma tegin uksed lahti, tahtsin taganeda ja ei ole ruumi. Et kui me nüüd lähme sulle teise näite juurde, siis see on ka juba natuke seotud garderoobidega, et naiste truu kaaslane, kes meil alati kaasas käib ja meie igipõline probleem on meie käekott. Pisi asi ütlete, aga ütleme niimoodi, et aastaid kestev probleem, et isegi kui ma lähen garderoobi kapi juurde, siis mul ei ole enda käekotti kuhugi panna. Kui mul ei ole kaaslast ka kaasas, siis mis ma siis teen? Kas ma panen selle käekoti maha? Paneme kuhugi jalge vahele? Või mis ma siis täpselt nagu peaks tegema? Et ma olen seda kogenud, ühed on siis tõesti kontoriruumid ja teised on sellised söögikohad. Et sul ei olegi nagu, et sa lähed söögikohta, samamoodi on sul garderoobi juhatatakse ja sul ei ole nende seda ridiküüli või kotikes kuhugi panna, kui sa näiteks ennast lahti riietad. Ja teine asi on muidugi, kui me näiteks sööme kuskil laua taga, et siis kuhu me selle koti paneme. Ma olen lahendustena näinud, jah, palju kõik võib-olla teavad, on endalgi olemas selline väike nagu tablett või ma oska öelda, mis lahti käib, et sa saad laua külge panna ja siis on nagu konks tekib ja sa saad riputada enda koti sinna. Siis ma olen lahendustena näinud veel tegelikult, et on laudade juurde pandud sellised tumbakesed, et inimesed saavad enda käekotti sinna tumbakese peale panna ja siis see lahendab asja ära. Ja samamoodi on lahendustena olnud ka selliseid nagu, et toolide all on sellised korvalused, et pannakse siis see käekotike sinna korvi ja siis ei ole sul nii-öelda põrandal. Et selles mõttes on selline jälle nii-öeldakse pisi asi, aga see on väga oluline. Et kui ma tean, et see nagu võiks ära lahendada lihtsalt võib-olla mingi disainelemendida, et valige palun selline laud või mingi asi sinna restorani või ükskõik kuhu kohta, kus on see konks võib-olla seal laua disainina juba juures olemas. Et selles mõttes, kui me kuhugi läheme, et siis me räägime sellest, et kuidas me ennast nagu tunneme. Ja tegelikult see koosneb sellistest nagu väikestest kogemustest, mis me nagu selle teekonnal ju endale nagu saame. Ja kui ma läheksin kuhugi restorani või kohta, teen riidest lahti, mul on kott siia, kõik on nagu sujuv, ma lähen restorani, istun maha, mul on kotile koht olemas, nagu kõik on nagu super. Sest kõik me teame, et tegelikult negatiivseid kogemusi inimene räägib edasi 7-9 korda teistele inimestele. Nii et selles mõttes, et kujundajate, projekteerijate võimsuses ja nendega nagu vastutuses on tegelikult luua selliseid kujundusi, mis me tõesti tekitavad hea tunde. Nii. Ja lõppu võib-olla mainikski veel, et mida mina tegelikult alati enda nüüd disaine nagu tehes nagu küsin endalt on see, et kuidas me tahame, et inimene ennast seal nagu ruumis tunneks. Et mitte see, kui ilus see peaks nagu välja nägema, vaid pigem see, et mis tunde see peaks nagu inimesele tekitama. Et esiteks, et kuidas on tema teekond sinna, mis on esimene asi, mida sa tahaksid teha seal, mis on nagu järgmine asi, et kõik need etapid nagu läbi käia, läbi mõelda, et kui sina oleksid näiteks see inimene ja sa läheksid sinna ruumi,
kuidas sa tunneksid ennast seal? Kas sa tahaksid seal kauem olla või sa põgeneksid kohe minema? Et isegi siin ruumis täna, see aasta on meil väga hea nagu temperatuur, kes mäletab eelmisest aastast, siis see nii hea ei olnud, tunne ei olnud nii hea. Ja temperatuuri osas üldsegi, et siinkohal võib veel nagu juurde tuua see, et kui meil ei ole nagu head temperatuuri, me ei tunne seda hästi, siis meie aju tegelikult läheb sellisesse nagu, kus ma ütlen, survival mode'i peale nagu, et me hakkame mõtlema seda, kuidas enda nagu keha soojas hoida ja siis me ei võta ka tegelikult mingit informatsiooni nagu üldsegi vastu. Et selles mõttes jah, kuna ma olen nagu rohkem fokusseerinud nagu sündmuste kujundamisele praegusel ajal, aga see kehtib ka tegelikult igasuguse ruumi loomisel, et küsida jälle, et mis on see ruumi eesmärk. Ja see peab olema nagu väga hästi tegelikult nagu kirja pandud, et mis see siis eesmärk on. Ja natuke ka välja nagu uurida, kui see on eraklient, et mis on selle kliendi nagu iseloom. Kui ta on väga nagu selline ärevil, siis võib-olla võiks sinna ruumi panna selliseid elemente, mis siis natukene rahustavad teda. Kui ta on just natuke selline nagu tundub veidike flegma, et võib-olla võiks mingeid ergutavaid elemente sinna juurde panna ja teha seda läbi vormide, teha seda läbi toonide, teha läbi seda temperatuuri, läbi valguse, et selles mõttes neid kõiki asju saab nagu timmida. Ja kui ma nagu sündmusi selles mõttes teen, siis öeldud on, et kui me suudame vähemalt 3 meelt samaaegselt nagu mõjutada, siis selle nagu sündmuse mõju on kuni 70% suurem. Ja mida rohkem me meeli on tegelikult mõjutatud, seda sügavamale see emotsioon meie närvirakkudes tegelikult talletub. Et see on ka põhjus, miks me mäletame võib-olla mingeid sündmusi ainult kas siis nagu nädal tagasi, miks me mäletame aasta tagasi, et kõik oleneb sellest, kui hästi me seal ruumis nagu tunneme. Nii, kas kellegi on mingeid küsimusi, et meil on siin natuke aega? Nii. Et ma võib-olla räägiks siis veel natuke sellest soojemast ruumist veel, et kuhu nagu sellised disainid siis sobivad ja mis need nagu elemendid täpselt olemas on. Et jällegi kõik oleneb sellest nagu eesmärgist, et mida me tahame seal siis nagu saavutada. Et naturaalsed toonid, soojad toonid, et kõik, mis on seotud sellega, et meil on nagu hea tunne olla, et arvatavasti see on sellest meie soojast nagu ema-üsas istumisest, kus meil on olnud hea soe vesi, meil on mõnusad pehmed asjad, mida me olen saanud seal nagu katsuda ja natuke voogelda, et siis sealt on ka tulnud see, et me tahame ennast tunda nagu turvaliselt. Meil kõigil meeldib käia tegelikult looduses jalutamas, meil kõigil meeldib olla mere ääres, me kõik tahame minna puhkama kuhugi sooja mere äärde. Me kõik tunneme ennast hästi, kui näiteks päike paistab. Ja paljud tunnevad ennast halvasti, kui tegelikult on vihmane ilm või on nagu pilves ilm. Et see on kõik meie emotsioonidega seotud. Ja me oleme tegelikult emotsionaalsed olevused, et 9% meie otsustest on tegelikult seotud sellest või tehtud siis emotsioonide najal. Ja pärast me siis püüame ratsionaliseerida. Mul oligi seda kampsunit vaja, väljas hakkab külmaks minema. Või siis, et ma ei tea, see värv sobibki minu, ma ei tea, uue asjaga kokku. Et me oleme jah, sellised nii-öelda kiiresti ja lihtsalt soovivaid asju ja lahendusi tegelikult tahtvad inimesed. Ja kui me seda ei saa, kui me ennast ei tunne seal nagu hästi, siis me oleme sellised, kes lööme tihti peale nagu käega ja nagu loobume sellest ruumist. Ja võib-olla see teine ruum siin nagu kõrvale, et kus siis võib-olla selliseid elemente rohkem nagu kasutada, et jällegi oleneb, mida nagu soovitakse teha. Et kui on tõesti sellised väga professionaalsed, väga struktuursed nagu firmad, et siis võiks nagu seda edasi kanda ka selliste elementidega. Rohkem kasutada võib-olla sellist kõvasi pindasi, siledaid pindasi, nahka võiks kasutada, et see nagu kantuks edasi nagu ka igas vormis, kujul ja toonis, et mida see firma tegelikult endas nagu kujutab, mis on tema identiteet. Nii. Mul praegu nagu hetkel ei laske rohkem nagu lisada, et tänan teid ja kui äkki tekib pärast mingeid küsimusi, siis võib mind siit nagu üles leida. Aitäh!